Kallid kuulajad ja vaatajad, täna on meil väga eriline podcast, eriline külaline, Eerik Korgu. Tere, Eerik! Tere, tere! Ma tegelikult tahtsin kohe juba südamest öelda seda, et ma olen väga pikalt juba alt üles vaatanud selles osas, mida sina oled teinud. Okay. Ja mind väga hämmastavad need kirjad, mida sa saadad meili kaudu läbi toitumis nagu programmi. Ja siit on mul selline lihtsalt küsimus, et kes neid tekste kirjutab, sest Eestis keskmiselt copywriting ei ole nii heal tasemel, kui ta teil uudiskirjas on. Enamus kirjad, mitte nüüd kõik, aga ütleme, et enamus kirjad, mida sa loed, on ikkagi minu kirjutatud. Ja kui need ei ole minu kirjutatud, siis need on minu üle vaadatud ja parandatud. Aga see on nagu see väiksem osa, sest suures pildis ma ikkagi kirjutan ise, sest see on, ma ütlen seda täpselt nii, nagu ma tahan seda öelda ja selle tänan komplimendi eest ja selle tasemeni on aastaid aega läinud, et niimoodi kirjutada, et see Okay. ei ole, alguses see ei olnud niimoodi. Et sa jõudsid kuidagi niimoodi, et sa oskad neid valupunkte siis niimoodi ükshaaval läbi minna, et inimestele jõuaks see info kõige paremini kujul. Jah, need kirjad selles mõttes on läbi mõeldud ja tõesti vajutavad neid valupunkte sellepärast, et muidu inimesed maskeerivad need valud millegi taha, alla, vasakul, paremale kuidagi ära ja siis panevad samamoodi edasi, et tuleb ikkagi tõde öelda. Ausalt öelda ja tõde ja mõnikord see on ebamugav, aga ega kes ütles, et tõde peab ilus ja mugav olema, on ju. Kunagi ma mõtlesin selle peale, et päris ammu, et kuidas on nii, et kas tõepoolest üks päev ka mina olen millegagi seotud, mis on nagu toidu nõustamisega ja siis mõtlesin, et sellega tegelevad võib-olla ainult jõukad inimesed ja kes on rohkem vaba aega, nad mõtlevad selle peale, et kuidas nad tahavad oma tulevikku näha, aga üks päev ma sattusin ka programmi otsa. Aga probleem on olnud endiselt see, et väga raske on endiselt seda motivatsiooni leida, seda distsipliini, et kas sa oskad keskmiselt nagu öelda, mis on see teekond, mida inimene läbib, kui ta sellise toiduprogrammiga hakkab liituma, et mis seisus ta on enne ja mis on see, mis teda edukaks teeb, mis on need pöördepunktid? Edukaks teeb ikkagi järjepidev toitumiskava kasutamine, sest see on see, mis ühesõnaga ütleme siis niimoodi, et vale toitumine on siis probleemi põhjustaja, mitmete probleemide põhjustaja ja õige toitumine ehk siis toitumiskava kasutamine on siis nende probleemide lahendaja ja selle põhjal võib öelda, et inimene on siis nii-öelda, et ta saab selles edukaks. Aga kui sa mainisid siin ennem nagu motivatsiooni ja ma siia tulles mõtlesin, et ma tahan ühe asja välja öelda, et lihtsalt mida ma näen kõrvalt on see, kuidas inimesed lihtsalt, kui ükskõikselt nad tegelikult suhtuvad oma nii-öelda sellesse kõigesse, mis on justkui nagu naha all või siis nad ei saa aru, kui oluline see tegelikult on. Et see on see, kui seal on midagi valesti, see muudab inimese elu, muudab sõna otseses mõttes nagu halvemaks, kui seal on midagi valesti ja kui kõik on hästi, siis see aitab nii palju kaasa igasugustele muudele protsessidele ka ja ma ei teadnud täpselt, millest me täna rääkima hakkame, aga see oli kindlasti teema, mille ma tahtsin kohe alguses ära öelda. Sest ma tahaks natuke rohkem fokusseerida, et kuna ma ise olen üritaja selles osas, et kogu see toitumine korda saada, siis mul on nagu isiklikud probleemid nendega. Et vaatamata sellele, et ma olen mitu korda üritanud programmi jälgida ja nii-öelda lugeda kõrvalt ka, mis on need printsiibid, siis elutempo on ikkagi niimoodi ära teinud, et ma olen ikkagi kaalu juurde võtnud. Ja selles mõttes ma ei ole nagu aru saanud selles osas, et aga nagu milles see probleem on, et ühed poolt nagu sa nagu alustad, sul on see distsipliin, sa teed mitu nädalat, aga sellest ei piisa ja ta läheb käest ära. See on väga pikk jutt, aga pikk vastus, aga ma üritan siis selle kokku võtta, et inimesed arvavad, et distsipliin on selline asi, mis kuidagi nagu, et ma nüüd, et distsipliin sulle, vaata, kui sul poolel jääb, siis sul ei ole distsipliini, see on fakt, on ju, sa ei ole distsiplineeritud ja see võtab aega, see võtab palju aega ja mida ma inimestel soovitan, kui nüüd nagu väga lihtsalt ja väga lühidalt öelda, aga ütleme niimoodi, et see on nagu kontsentreeritud jutt,
siis on niimoodi, et eralda toitumine oma emotsioonidest, oma igapäevaelust, mis iganes muudest asjadest, sisuliselt ole nagu auto. Su auto ei pirtsuta, kus tanklast, kui palju, mis kütust ja nii edasi, see, noh, auto, noh, tal ei olegi lihtsalt kohtle oma keha kui nagu masinat. Söö siis, kui on vaja, täpselt samamoodi nagu tangitakse autot, on ju, ja pane sinna õigeid asju sisse. Keegi vala ju endale bensiinipaaki diislit, on ju, või diislipaaki bensiini, või bensiinipaaki õli, või õlipaaki bensiini. Inimesed panevad oma autosse õigeid asju sisse ja paljudesse muudesse nii-öelda masinatesse igale poole ka, noh, mingisugusesse telekapulti pannakse patareid, keegi pane sinna 2 vatti tupsu, et no see ei tööta lihtsalt. Ja inimene peaks aru saama, et vale toit, ehk siis asi, mida inimene ei peaks sööma või vähemalt mitte nii tihti ja mitte nii palju, et seda tegelikult ei tohiks nagu kehasse panna. Et see, et seda poes müüakse, ei tähenda automaatselt, et see on okei. See ei tähenda seda, et see on nii-öelda lubatud, ehk siis okei, ja et see on ka turvaline. See ei ole nii, selles mõttes, et nagu need igasugused toitumise maailma ja toitumistööstuse, mitte toitumis, vaid toidutööstuse, need kõik tegelased, kõik seal koos on ju, noh, ma ei nimeta kedagi konkreetselt, on ju, ja ma ei üldista ka, aga ütleme niimoodi, et osad asjad, mida toodetakse, on sisuliselt selline väga lahja mürk, sest seal ei ole mitte midagi kasulikku sees. See on täpselt sama hea, mis inimene sööb mingisuguse plastiktükki ära, on ju, siis on paanika, aga siis, kui süüakse terve, ma ei tea, krõbisev kotitäis mingisugust pool plastik krõpsu ära, hea maitse, see on okei. Ma ei saa aru sellest. Üks nagu probleemidest ilmselt, kui sa hakkad programmi järgi toituma, on see, et sa näed, et see, mis on igal pool vasakul paremal saadaval, ei ole toitumiskõlblik. Ja see, kus me eksisteerime just nagu toiduvaliku suhtes, on just see põhimõtteliselt, mis sa räägid, et see ei ole üldse hea inimese jaoks. Ja ma ei tea, kas sa oskad isegi mõelda võib-olla mingisuguse protsendi, kas ta on 80 või 90% see, mida me enda sisse paneme, et noh, võib-olla on see koht, kus sul on raske ennast niimoodi eraldada sellest, et ma tegelikult ei saa enam süüa 90% sellest toidust, mida ma olen harjunud, et nüüd ma pean olema teadlik, aga noh, sotsiaalses mõttes sa kuidagi nagu jääd välja. Nii et paraku me ühelt poolt nagu tahame midagi teha, aga see keskkond on selline nagu ta on. Nii et põhimõtteliselt see on see koht, kus see motivatsioon saab kannatada, sellepärast, et toetavaid punkte on ainult sina ise ja see uudiskiri, noh, põhimõtteliselt nagu igapäevaelus. Nii et noh, sa oled samas üritanud kõike, ma saan aru, teha selle jaoks, et ka need toitumisingrediendid muuta paremaks. Mis meid nagu päästaks sellest olukorrast, et ühelt poolt meil on nagu tööstus, mis üritab meid toita nagu dopamiiniga, selleks, et meie aju saaks kogu aeg neid elemente, mis võimendavad meie toitumissoovi ja me oleme nagu teatud mõttes nagu lõksus, nii et ma ühelt poolt nagu tahan öelda seda, et tõepoolest, et see distsipliini probleem on üks asi, aga teine on see, et aga kus me eksisteerime, et me paraku vist ei saa tervislikku nagu elustiili noh, niimoodi laialdasemalt nagu elada, kui me elame sellises noh, plastik nagu toidumaailmas. Saab ikka. Sa oled inimene, kes saab langetada oma otsuseid, isegi kui sul oleks, ja võib-olla sul on, mina ju ei tea seda, aga ütleme niimoodi, et sul on pere, sa oled sõna otseses mõttes, ütleme niimoodi, et lisaks elukaaslasele, lastele, sul on veel kambas ka lähisugulased, on ju, ja nendel kõigil on noh, täiesti ükstapuha sellest tervislikust toitumisest, ütleme siis niimoodi, aga sinul ei ole. Aga sina saad selle eest hoolitseda, et sul oleks okei. See sotsiaalne surve, sa ei saa lasta sellel oma elu, oma organismi lõhkuda. No, selles mõttes, et nagu kui sa lased seda teha, no sa saad seda teha ja kui sa lased seda teha, siis sa võid arvestama sellega, et see on sinu elu, aga elada nagu niimoodi, et nagu kahe mõttega kogu aeg, et ma tahan, et nemad oleks õnnelikud, aga ma tean, et mina olen õnnetu, on ju. Et sa pead langetama otsuse. Sa pead hakkama tegema kõigepealt valikuid,
valikud, sest valikute kogum lõppude lõpuks aitab sul langetada otsuse. Ja kui sa valid üks päev midagi head teha, järgmine päev teha midagi head ja siis järgmine nädal ühel päeval teha juba 2 head asja, no me räägime toitumisest ilmselgelt on ju, miks mitte ka liikumisest, et kui sa hakkad neid väikseid valikuid tegema, siis see lõpuks tegelikult sa ei pea isegi mingit otsust tegema, see tuleb iseenesest, automaatselt tuleb see suur otsus, et sa ühel hetkel ütled mingisugusele asjale nagu ei, mis on sinu jaoks halb. See on sinu elu, kuidas sa seda elada tahad. Ja üks asi, mida inimesed veel kipuvad unustama 20-ndates, 30-ndates, 40-ndateni on nagu põhimõtteliselt kõik okei, nagu keha võtab, selles mõttes me oleme tegelikult ellujääjad, meie ellujäämiseinstiktid on võimsad, kui midagi juhtub praegu, ma ei tea, siin läheb midagi põlema, on ju, kõik pannud välja, on ju, selles suhtes, see on ellujäämisinstinkt, on ju. Toitumisega see nagu niimoodi päris välja ei tule, küll aga keha ikkagi, ta võtab sellest halvast nii palju head kui vähegi võimalik ja siis ta laseb sul elada nagu normaalset elu, aga ühel hetkel see süsteem, mis siis nii-öelda eraldab sellest halvast head, väsib ära, sest lõppude lõpuks enam ei saa nagu nende mikrokogustega keha hakkama. Keha vajab ainult toitaineid, mitte isegi nii palju rasvavalku, süsivesikut, midagi nendest konkreetselt, vaid just kõik need vitamiinide, mineraalide, ensüümide, kõik need sellised pisikesed asjad, millest üldse tegelikult ei räägita. Ja inimesed ei tea ka nendest mitte midagi. Keegi võtab kätte mingisuguse suvalise asja, vaatab, valk on sees, väga tore, sööb ära selle, aga siis on väiksed kirjas, on ju, mis seal kõik veel sees on. Ja võt see on see jama tegelikult. Jah, et ühelt poolt ma olen niisuguse isikliku vastutuse poolt, aga teistpidi mulle vahest tundub, et see on nagu laenuäriga, et selles mõttes, kui seda ei reguleerida, siis inimesed lähevad käest ära ja samamoodi nagu toidumaailmas. Kui seda suhkrukogust ei reguleerida, siis inimesed lähevad põhimõtteliselt nende numbrite juurde, kus me praegu oleme. Keegi ei hakka seda reguleerima, ma ütlen sulle kohe ära. Ei, seda kindlasti, aga selles mõttes lihtsalt teiste valdkondade näol me näeme seda, et kuidas ära kasutatakse inimeste, kuidas öelda, ma ei tea, loomust ütleme niimoodi. Ja muidugi. Loomulikult. See on, ma võin otse kaamerasse ka öelda, et ma ei tea, kus on, teid sind kasutatakse ära. See on igal sammul kogu aeg. See on nii ilmselge. Ei, see on arusaadav, et see on ilmselge, aga sellega palju ei tea seda. Nad ei tea seda. Ma arvan, et ka mina ei tea seda ma ei mõtestada seda iga päev, et ma lihtsalt nagu go with the flow. Mina kasutan sind praegu ka ära selleks, et oma sõnumit nagu levitada. Et oma brändi tugevdada, aga võt, miks ma seda teen, on see, et mul on siiski nagu südametunnistus, vaata. Mina arvan, et kõik mõtleb, mis on elu eesmärk. Minu arust on elu eesmärk igal inimesel ja miks mitte ka igal ettevõttel luua võimalikult palju positiivset väärtust teistele. Luua võimalikult palju positiivset väärtust teistele. Ja alles siis, kui me oleme oma osa teinud, võime midagi tagasi oodata. Aga väga paljud ettevõtted, igasugused, mis iganes plastiktoidu tootjad, ütleme siis niimoodi. Nendel on natuke see teistpidi luua võimalikult palju väärtust ettevõtte omanikele. Kuidas? Vahet pole. Väärtust loome. Vahet pole. Selles mõttes ma väga kadestan nagu seda selles osas, mida sina teed, sellepärast, et see on nagu üks niuke väga niuke balansseeritud koht, kus sul on võimalik müüa inimestele teenust, mis on päriselt nendele kasulik, mis on põhimõtteliselt, ma ei tea, palju, 5% meie kogu äri infrastruktuurist, et inimene saab tarbida seda, mis tal on päriselt vaja. Siin hiljuti, vaatamata sellele, et need programmipüüdlused on olnud ja igasugused lugemised, mis puudutavad aju, toidu ja kõige selles osas, vahet ei ole, kui palju inimesel on informatsiooni, kui palju tark ta on, endiselt ta võimalik, et ei suuda toime tulla nende tavaliste asjadega, loobuda magusast ja kõigest sellest. Ja ma sattusin siin huvitavasse olukorda. Mul tekkisid tervisehäired. Ma lisasin aastaga 10 kilo, 1,5 aastat, 10 kilo. Vaatamata sellele sinna tagasi hüppetele, et võtad mitu kilo alla, siis mitu kilo juurde. See juhtus niimoodi, et hakkasid mingisugused anomaaliad juhtuma. Tasakaaluhäired, mälukaotused, igasugused väga, väga tugevad asjad. Ja lõppkokkuvõttes ma sattusin kiirabisse.
ja mina mõtlesin, et seda, et mul on ilmselt diabeet, sest ma vaatasin, et kõikide parameetrite järgi, siis kui nägemine hakkas ka kaduma, siis ma mõtlesin, et täitsa lõpp. Noh, need on sellised hetked, kus sul hakkab päriselt nagu paha. No, ainuke asi, mille peale ma mõtlesin, et ma väga tahaks, et see ei oleks reaalsus, et alates sellest hetkest, kui ma sattusin haiglasse ja uuringud ära tehti, siis selgus, et tegemist oli, tähendab eeldatav, et tegemist on vaktsiini nende efektidega, mis on peale vaktsiini. Aga selles mõttes see, mis minus toimus ja kui tugevalt ma hakkasin väärtustama seda, et kurat, ma pean tagasi ikka tervisliku toidu peale minema, et see, kui hirmus see seis on, siis kui sul nägemine kaob ära ja kui see päriselt oleks olnud suhkruhaigus ja diabeet, see nagu tugevalt ehmatab. Ja noh, me teame, et need ehmatamised ei ole pikaajalised. 3 kuud, 4 kuud, no vaikselt kaovad ära. Aga endiselt ma ei suuda nagu vastata küsimusele, et noh, arukas inimene, et miks ta alati nagu viib selle olukorda sinna, et tal on vaja sellist mingisugust tragöödiat, et millestki aru saada. Et kes tõepoolest, ma ei tahaks seda uskuda, et aga võib-olla see on nii, et kes tõepoolest ei ole mingisugust viisi, kuidas ennast paremini nagu enda sees argumenteerida see asi, et ta ei jõuaks sinna diabeedi tasemesse. Vaata, igal inimesel on see tragöödia skaala, see, kus kellel see tragöödia on ju, kus kohas see tragöödia on, see on nagu, ütleme, et kui see nagu niimoodi, et sõna otseses mõttes nagu 0 kuni 10, on ju? Ja see 10 on siis nii-öelda arsti poolt pandud eluohtlik terviserike, mis tähendab seda, et sa võid veel ellu jääda, kui sa need muudatused sisse viid, on ju. Või siis nagu inimene käibki nagu haiglas, nagu sina, on ju. Ma ütleks, et see on nagu seal skaala peal nagu sellele 10 väga lähedal juba, on ju. Aga vaata, igal inimesel on see nagu erinevas kohas. Mõnel inimesel on näiteks, mul on selline mass nagu läbi käinud inimesi, on ju. Mul on tegelenud sellega ligi 20 aastat ja mõnel inimesel selles mõttes, et see, mis sina räägid, see, noh, selle inimese jaoks on see on nagu tragöödia korda 3, on ju, ja temal ongi see kuskil alguses, temal on see, et temal näiteks ei lähe mingisugune riideese enam selga, mis tal 2, 3, 5 aastat, mis iganes aastat tagasi, on ju, läks selga. Ja point on selles nüüd, et sina vaatad sellele peale ja ütled, et nagu mis asja, mingid püksid ei lähe jalga, sul pole diagnoosi. Ma käisin haiglas, on ju, sul pole diagnoosi. Aga see on tema tragöödia, on ju. Ja siis ongi selline asi, et see tragöödia, see on niivõrd individuaalne, aga üks asi on kindel. Inimene peab seal punktis ära käima. Ta peab käima maksimaalses ebamugavuse, valu või siis, kas siis ebamugavus, valu, terviserikke, mis iganes see asi on. Ühesõnaga, tema peab puudutama seda tragöödia punkti ära. Ja paljud inimesed peavad puudutama seda lausa mitu korda. Aga ühte asja, mida ma öelda tahan, mitte kunagi ei tohiks ennast kellegagi võrrelda mitmetes asjades, kaasa arvatud selles, et mis on kelle tragöödia, sest need on nii erinevad ja need inimesed, kes minu juurde tulevad, ütlevad, issand jumal, ja ta on olnud mu klient väga-väga kaua aega, kas siis personaalses nõustamises või nii-öelda läbi selle äpi ja tema jaoks on see tragöödia see, et ta lihtsalt vaatas pilti, mõtles, issand, kui tervis on korras, mitte mingit probleeme pole, aga ta lihtsalt vaatas pilti ja ütles, et nagu wow, et see on juba. See on too much. Jah, see on too much. Me harjutame ennast mitte vaatama. Aga sellest tragöödiast ei pääse, selles mõttes sellest ei pääse. Maksimaalses ebamugavuse punktis toimub maksimaalne muudatus. Kuidas sinu enda nagu sisemine teekond olnud nende küsimustele vastamises või sinu karakteri iseloom on olnud teistsugune või selles mõttes, kas sest mina loen uudiskirja, saan asjadest aru mõistuse tasemel, aga ei suuda neid tegudesse viia. Mina vajan seda kiirabi nii-öelda elustamist, on ju, selleks, et mingisugused elementaarsed argumendid jõuaksid kohale. Kas sinu sisemine mõttemaailm on teisugune, et sa nagu loed, sa saad aru ja siis sa tegutsed või kuidas see evolutsioon on sinul sisemiselt käinud? Kas me räägime nüüd toitumise valdkonnast või? No ilmselgelt sellega mul on kõik korras. Et ma ei saaks muidu teha seda tööd, rääkida neid jutte, et see kõik, mis ma räägin,
mingil hetkel ma olen tõenäoliselt sellega läbi teinud või kui ma isiklikult pole läbi teinud, siis ma olen näinud, kuidas mitmed inimesed on selle läbi teinud ja ma harin ennast sellel teemal olen, ütleme nüüd üha vähem, sest ma olen selle suure töö juba ära teinud ja nüüd lihtsalt, kui ma kuskilt midagi uurima hakkan, siis väga uut informatsiooni minuni ei jõua, ega ma ei ole jõudnud igale poole ju vaadata ka, aga suures pildis ma saan inimloomusest, mis siis puudutab tervislikku toitumist, tervist, liikumist ja üleüldse nii-öelda selles valdkonnas käitumist, ma saan sellest suures pildis päris hästi aru ja sellepärast ongi see, et inimesed, kes siis tulevad minuga rääkima, tunniajane vestlus on sõna otseses mõttes elu muutev nende jaoks. Aga isiklikult, eks mul on muidugi omad raskused olnud, aga see kõik oli siis, see on ammune aeg, 10+ aastat ja see oli kõik enamasti siis, kui mina, nagu ka praegu paljud inimesed, tegutsevad siis valede teadmistega ja valed on kohati isegi halvad. Ütleme niimoodi, et nagu tervist kahjustavad teadmised, see on igasugused asju liigub. Mis on need põhieksimused, millest niimoodi keskmiselt inimene peaks lahti saama? Sellist, mingit top 3 ma ei oska öelda niimoodi, et kas nüüd see on, aga kas see on nagu selline, kas ma saan üldistada, aga mida mina soovitaksin, on see, et esmalt inimesed võiksid lõpetada ilmselge nii-öelda rämpstoidu söömise. Ja rämpstoit on põhimõtteliselt 90% sellest, mida nad söövad iga päev. Enam-vähem, jah. No ma loodan, et nii... Või see, kuidas nad teevad süüa. Ütleme niimoodi, et nagu kes 90% ulatuses sööb päriselt ka nii-öelda rämpstoitu, kui minu standardite järgi, siis need inimesed on väga halvas seisus. Nad on seda teinud aastaid või aastakümneid. Nende kehakaal, nende tervisenäitajad on väga halvas seisus, et hiljuti mul just oli kokkupuude ühe väga halvas seisus noormees, ei saa öelda, 43-aastane ühe mehega ja tulemus on siis, ma ei tea, mis hetkel see nüüd eetrisse läheb, aga me siin hakkame uut kaalusaadet jälle tegema ja oli jutt, et ta tuleb sinna ka, aga siis peale, see kõlab nüüd väga halvasti, aga peale seda, kui mul taga kõne oli, siis vähem kui nädal aega hiljem oli ta surnud. Aha. Ja, aga ta häälest oli aru saada, et ta on raskes seisus ja need olid päris terviseprobleemid selles mõttes. Ja ma loodan nüüd selles, ma ei tea, kas mulle räägiti tõtt või mitte, aga võt seda ma ei tea, et kuidas, et ta ei tundnud nagu, ta tundus veel nagu sellises seisus, et teda saab päästa, kui nagu aasta aega teha taga tööd, toitumise, liikumise ja muidugi mõttemaailma kallal, et siis saab päästa, aga siis oli vaikus, enam teda kätte ei saanud ja siis ma sain ühest allikast teada, et surnud. Et ja need on kaaluprobleemid või toitumise probleemid, mis on põhjustanud mingisugust sisemist protsesse? No selles mõttes, et toitumine põhjustab nii sisemisi probleeme kui ka kaaluprobleeme. Lihtsalt sa võid ju diabeedik olla ilma selleta, et sul on mingisugune lisakaal. No ütleme nii, aga vaata, kuidas ma ütlen, kuidas ma ütlen, ma tean väga hästi, kuidas ma ütlen, diabeetikud, kui me räägime nüüd ausalt esimene või teine tüüp, ega suurt väga vahet ei ole, siis enamasti nad kipuvad ikkagi kalduma ülekaalulisusele. Enamasti. See ei tähenda nüüd seda, et kõik, kui nüüd mõni esimese või teise tüübi diabeediga inimene vaatab ja ütleb, millest ta räägib, on ju, Eestis 70 000 teise tüübi diabeedi diagnoosiga inimest, mis on tegelikult päris palju, ma ütleks, arvestades meie rahvaarvu. Ja see on veel, see on see leebem versioon siis sellest. Ma loodan, et ma sassi, ma olen kogu seda esimest ja teist sassi, aga ma olen peaaegu kindel, et teine tüüp on see leebem variant. Ja pidi olema, jah. Nüüd ma lugesin ma lihtsalt sassin asju. Kas esimene või teine? Kas see tuleneb sellest, et inimene on rohkem nagu mentaalselt stressis selles mõttes, et tal on diabeet ja siis ta kuidagi elukorraldus läheb ära või see on puht füsioloogiline ikkagi nähtus? Ma ei saanud küsimusest aru. Et see, et inimesed võtavad kaalu juurde, et need, kes on diabeetikud. Kui me nüüd teisest tüübist räägime, siis inimesed alustavad, nagu me kõik põhimõtteliselt ühe nii-öelda sama joone tagant on ju, ehk siis nagu oleme väiksed terved lapsed on ju ja siis see on pigem nagu selline aastate kui isegi mitte aastakümnete pikkune töö, et siis jõuda siis teise tüübi diabeedini läbi vale elustiili, vale toitumise,
vähese liikumise ja nii edasi ja nii edasi. Noh, suitsetamine, alkohol sinna kaasa arvatud ilmselgelt Okay. ja muud kõik asjad, mis siis nõrgestavad inimese organismi tervikuna. Ma ühelt poolt nagu saan aru ja ma ei taha siin nagu nende küsimustega nagu korrata, mis puudutavad et arusaadav, et inimene peab tervislikult toituma ja need argumendid on väga lihtsad, ta peab enda sees seda tahtejõudu, distsipliini leidma, aga paraku on ju, ma lugesin, et meil keskmiselt näiteks mehe vanus, kus ta on enam-vähem veel tervislik, on 52 aastat, see oli 2019 aasta raport. Peale seda selles mõttes süsteem hakkab kokku kukkuma ja sealt edasi põhimõtteliselt see kogu aeg, mis on jäänud, on surmani, on see, kus ta on haigustes. No see on nagu üsna nagu tragöödiline ikkagi seis ja see, mis me oleme nagu Nõukogude Liidust võib-olla saanud, ma ei tea, kas see on Nõukogude Liidu, post-Nõukogude Liidu nii-öelda põlvkond, kus keskmiselt minu seal vanaema, vanaisa, korpulentsed ikkagi keskmiselt olid inimesed, kes siis selle tõttu, et üks päev neil ei olnud või hakkas tekkima siis või lõppes defitsiit, et nüüd neil on Rootsi laud ja kõike seda, et nad ei oska endast tagasi hoida. Aga üldiselt nagu toitumine nagu tohutu suur probleem ja selle kõige suurem jama on see, et keegi ei pane seda tähele. Me oleme harjunud sellega, et kui sa lähed kuskile riietusruumis, sa näed mehi, kellel on korralikult kõhud ees. Ja see nagu muutub normaalpildiks. Ja nagu mida ja siis tuleb vormis inimene ja siis ta saab kohe piitsutaja. Enese piitsutaja. Mida saaks teha nagu, ma ei tea, kas sa oled nagu laiemalt nagu maailmavaateliselt mõelnud, mida saaks teha, et inimestele jõuaks see toitumise nagu mõte paremini kohale? Või see nagu lootusetu olukord ja seda ühed poolt teemat saab monetiseerida nagu lõpmatuseni ja inimesed on kogu aeg selles tsüklis, et nad võtavad juurde, võtavad alla, võtavad juurde, võtavad alla. No vaata siin toitumise lisaks selles nii-öelda paneme siis nagu ebatervisliku toidu tootjatele sellise nimetuse nagu need plastiktoidu tootjad. Ja see kõik on väga tihedalt seotud kogu meie majandusliku ravi, kogu selle nii-öelda ökosüsteemiga on kõik see on omavahel nii tugevalt seotud. Ja siin ei ole niimoodi, et kui sa mõtled, et okei, me saame kuidagi selle toitumise korda, see ei käi niimoodi. Selles mõttes, et seal on teised mängijad ka, on ju haiglad, ravimifirmad ja nii edasi. Et me oleme valmis selleks, et inimesed oleksid haiged. Jaa, see on, saaks ka teistmoodi, aga see süsteem on lihtsalt juba niivõrd välja kujunenud ja see on niivõrd hea tootlusega teatud mõttes, teatud inimestele, et seda süsteemi lihtsalt enam muidugi võiks selles mõttes, aga selle pöörde peaks tegema tegelikult nagu mitte riik, vaid terve Euroopa korraga, kohe lihtsalt kõik asjad lähevad käiku, aga me oleme see on meil teine maailm, reaalsus on teine. Reaalsus, sellist asja ei juhtu. Selle saaks ära teha, aga see tähendaks väga tugevat lööki teatud inimestele, aga see löök, ilmselt ma mõtlen füüsilist lööki, et see löök, mida saaksid võib-olla 10 inimesed, päästaks 10 000, 100 000. Ja see löök, või ma ei tea, mis iganes sõna on ju, ütleme löök. Ja kui see nagu ära toimuks, siis mingil hetkel hakkaks see kordades rohkem kasu tootma. Maailmas on olemas sellised riigid, kus pööratakse väga palju tähelepanu nagu enamik elanikkonna just nimelt heale elukvaliteedile, mis siis tähendab mitte majanduslikku, vaid just nimelt seda vaimset ja füüsilist tervist. Well-being. Jah, well-being. Üks nendest riikidest, Šveits näiteks, on ju, ja neid riike on veel. Ja need teatud riikidest teatud osad, teatud linnad, ütleme siis niimoodi samamoodi, kus siis pööratakse sellele väga palju tähelepanu ja need riigid saavad väga hästi omadega hakkama. Kõik tahavad sinna minna, kõik tahavad seal olla, seal on tore, seal on ilus, seal on turvaline, seal on kõik on selles mõttes hästi nagu. Mis nendele nagu teisiti, tähendab, miks see nagu juhtub?
kas see nagu maailmavaateline küsimus või see, et kes juhib seda riiki, mingi inimeste initsiatiivikus, et teeme nüüd inimestele tervise korda, sest need argumendid on väga lihtsad. Ma võin öelda, ma ei tea, mis pahandusi see mulle kaela nüüd toob, aga kes iganes seda asja seal juhib, nad on targad, arukad inimesed. Nad tark ja arukas, see ei ole kaks sama asja. Arukus on nii-öelda see common sense, ehk siis see nii-öelda nagu tavaloogika, ma ütleks siis selle kohta. Ja tarkus on teadmised. On ju. Üks on siis loogika, et sa oled nagu võimele loogiliselt mõtlema, et okei, mul on nüüd selline, inimesed on nüüd sellised, mis nüüd juhtub, on ju. Aha, okei, see on see, mille peale see loogikaga tuleb. Ja teine asi on see kõik vaja nüüd ellu viia, selleks on juba teadmisi, ehk siis tarkust vaja. Seda nagu nii-öelda kõhutunde pealt otseselt ei pane paika, kuigi tegelikult, kui inimesed hakkaksid toituma, unustaksid korraks, teeksid sellise nagu nii-öelda vajutaksid siis nii-öelda seda alusta uuesti nuppu, ehk siis resetti ja võtaksid, ma hakkan lihtsalt sööma nüüd puuvilju, juurvilju, ma ei tea, puhast liha, puhtaid piimatooteid, kõik sellist puhast asja, siis minusugust inimest ei oleks, või minu valdkonda poleks vaja. Iga inimene saaks selle ise ka hakkama. Aga paraku, kui sa oled juba midagi maitsvat söönud, siis sa ikka tahad veel seda süüa ja võt seda teen mina. Ehk siis ma teen kogu selle tervisliku toitumise maitsvaks nende jaoks, et seda oleks lihtsam teha. Jah, see ühelt poolt nagu alati leiduvad individuaalsed isikud, kes suudavad mingisugust niisugust mõtterevolutsiooni läbi viia lõpuks, et ka sotsiaalsel tasemel hakkavad asjad nagu juhtuma paremini. Ma ei tea, mul on muidugi väike kogemus olnud, aga mulle tundub, et vähemalt siis, kui ma elasin Rootsis, seal on väga, vähemalt nende inimeste seas, kellega ma suhtlesin, on olnud põhiteadmised selle kohta, millest toit koosneb, kuidas teda süüa, kuidas valida. Mingisugused printsiibid. Ja see oli üllatus mulle, sellepärast, et nemad õppisid seda kas koolis või kusagis mingisuguses, ma ei tea, õppeasutuses, aga neile tehti selgeks, et milleks on vaja valk ja mis on süsivesikute roll ja kõike seda. Ja mina seda kunagi ei teadnud, ma olen lihtsalt toitu sisse söönud ja mida rohkem seda parem, sellepärast, et see on jällegi postnõukogude aina kasvatus, et söö hästi. Mis on need põhi nagu printsiibid, mida inimene peab teadma toidu kohta niimoodi, et tal on see väike Swiss knife, et tal on nagu, ta teab 1, 2, 3 asja, mida ma pean vaatama, teadma ja mida rohkem on seda elementi, seda parem ja mida vähem kolmandaid, neljandaid, seda ma ignoreerin. Okei. Üks väga lihtne asi on see, et kui toote peal on infosilt ja sa infoleht ja kui sa hakkad lugema seda ja kui sa ei tea, mis need asjad on, kui sa ei suuda neid väljagi hääldada, eeldame, et inimesel on keskmine lugemisoskus. Eeldame, aga on ka sellised inimesi, kellel ei ole keskmist lugemisoskust ega ka kirjutamise oskust või kirjutamise oskust, siis kui sa võtad selle paki kätte ja kui seal paki peal on juba koostisosi rohkem kui 5, siis võiks mõelda selle paki tagasi panemise peale või siis mitte nii tihti haaramise peale. Me sööme, kaasa arvatud mina. Ma söön ikka ka muidugi selliseid asju, millel on rohkem kui 5 koostisosa, mis on magus, mis on võib-olla soolane, kuid mitte jälle kõige parem valik. Neid asju tuleb ette, aga neid tuleb ette harva, väga harva ja siis on see põhimõtteliselt okei, sest nagu otsest mürki nagu poes ei müüdagi ja ilmselgelt sellist nagu leibet mürki ma ei söögi. Aga alustaks sellest, et kui inimene ei saa aru, ta lihtsalt ei saa aru, ta ei suuda isegi välja öelda, mida ta endale sisse sööma hakkab, siis ära söö seda. Kui viineris on 20 elementi. Ära söö seda, siis sel juhul jah. Või siis okei, kui sa mõtled, et okei, ma tahaks nii väga, mina lapsena näiteks sõin väga palju viinerid, lõikasin selle lõhiku sisse, panin juustu, viskasin ahju, kõik sulas ära, ketšupid ka veel peale ja läks. Aga need ajad on väga ammused ajad ja need on möödas. Täpselt selles mõttes, need on möödas ja need ei tule enam tagasi ka. Et õnneks mul jäid kõik asjad sinna, aga nüüd kui inimene hakkab siis ise nii-öelda oma peaga üritab välja mõelda, et mida siis süüa või mida siis ei tohiks süüa, siis keskendu nendele asjadele, millel on võimalikult vähe koostisosi paki peal kirjas ja ideaalis võtta üldsegi poes selliseid asju, millel ei olegi infolehte peal. Ehk siis juurviljad. Apelsiinis on tõenäoliselt
ma ütleks, ma ei tea, kas palju, olen nüüd viinerist, on ju, aga apelsinis näiteks ma pakun, et nagu sellise keskmise viineriga tuleb sama pikk nimekiri, mis seal sees kõik on. Mis seal, kõik sees on. Keskmise viineriga, ütleme, mitte kõige hullem, aga sest kõige hullemad viinerid, ma ei teagi, mis see nüüd on, nagu liha 2% ülend on mingi läbu lihtsalt. Mõned on isegi need, kus ei olegi liha selles mõttes komponente, nad kirjutavadki, et seal on lihtsalt töödeldud luuosad, mis iganes. No ma ei ole viinerituruga väga kursis. Jah, ei ma alates siis jällegi programmiga liitumist ma hakkasin lugema seda, mis seal sees on ja kõike seda, et lõppkokkuvõttes aitab kaasa selleks, et sul oleks see sanity check, et kuule, et kui seal ei ole isegi liha, et kas see üldse nagu toit, mida süüa. Pigem mitte, jah. Inimesed vahest nagu mõtlevad, aga mina olen mõelnud seda, et see, kuidas minu keha näiteks võtab vastu mingisuguseid elemente, et ta võib ju olla teistsugune mõnest teisest kehast, et kas see on nagu müüt, et meil on geneetiline, füsioloogiline mingisugune soodumus, et mina söön sama portsjonit, minul kaal on erinev sellest inimesest, kes sööb sama asja, aga tal kas on rohkem või on vähem, et kui individuaalne see päriselt on? Suures pildis enamus inimesi, ma ütlen siinkohal miinimum 70% on 70% ulatuses sarnased ja siis hakkavad mingisugused erisused mängu tulema ja siis see ülejäänud vähemusprotsent inimesi, vot seal hakkavad tulema sellised nagu suuremat sorti erinevused juba mängu, aga ma tean nagu selles mõttes, ma tean nii palju, ma tean inimesi, kellel on konkreetselt, nad ei saa absoluutselt näiteks valku süüa. Lihtsalt üks vahet pole, mis valk see on see, ühesõnaga ei tohi süüa teatud valkogust ei tohi päeva jooksul ületada, siis tuleb tõsine terviserike. Ma tean inimesi, kes ei saa süüa kurki. Kurk, on ju, muidugi neid inimesi ma tean ainult üks, et on väga nii-öelda erilisi inimesi ka olemas, aga suures pildis on ikkagi organism ühesugune, sest meil kõigil on ju samad organid on ju ja nendel organitel on oma vajadused, suures pildis on inimesed väga-väga sarnased tegelikult ja sellist asja ei ole, et sinul üldse ei sobi mingi viiner ja siis lihtsalt kellegi vajab viinerit, et sellist asja nagu ei ole. Et see on ikka müüt, et no see on mis sa arvad igasuguste nagu testide kohta, mis puudutavad nagu tervist, sest USAs ma tean, et seal on peale kogu toitumiskavade on ka igasugused vereanalüüsid ja igasugused muud tasemed. See on business. See on business, muidugi. Et selles mõttes ei mõjuta. Ja nende, mis nende kasutegur selles mõttes on? Ma olen näinud minu laualt siis nii-öelda, minu võib-olla siis postkastist on läbi käinud nii palju igasuguseid teste ja siis sellega tulevad loomulikult soovitused ka, et mis ma nüüd lihtsalt, ma ütlen, testid tehti ära, on ju, sul tehti seal see test ja siis teine test ja kolmas test, kõik need, mis need on, need veregrupid ja geenid ja kõik. Ja mis need siis soovitused teha sul? Ja siis ma saan need soovitused kätte. Sisuliselt täpselt sama asi, mis ma soovitan. Seal ei ole vaja mingi geenid, söö tervislikult, sest inimese keha on tugineb ja vajab tervislikku toitu. Ja kõik nad räägivad sama asja. Üks ütleb Vahemere ja siis üks palub välistada sul musta piprane. See on nagu, okei, ma ei tea, välista siis see must pipar, aga samas söö, mis juhtub sega, on ju. Söö tervislikult ja pane musta pipar peale, mis siis juhtub? Mitte midagi ei juhtu. Ei heas ega halvas mõttes, on ju. Aga inimene terve elu on musta pipart söönud, siis ta arvab, mustas pipras ongi see probleem. Ma räägin ühte sellist nagu lehte, kus siis inimesel olid toodud välja asjad, mida ta ei tohiks enam süüa. Üks nendest oli mustpipar. Ma küsin, kas sa oled musta pipart söönud või? Jah, olen küll. Ma ütlesin, no nii. Mis sa arvad, mis nüüd juhtub siis? Nagu, see on business kõik lihtsalt. Täiesti, Aga sellel on nagu mingisugune hea külg ka. Ma nüüd ei tea, et kõik need inimesed, kes võtavad seal igasuguseid erinevaid veretüübi, geeni, mis iganes teste, siis ma ei tea, kui suur, iseenesest nagu idee poolest seal võiks olla mingisugune kasu, et kui inimene saab mingi autoriteetsema nii-öelda paberi endale kätte, kus on juba konkreetselt midagi välja toodud ja tänu sellele käib tal siis nii-öelda see klõks ära, siis on okei. Vahet pole, kuidas see klõks ära käib, on ju. Vähemalt see klõks ei käi siis ära, kui inimene ärkab kuskilt haiglast üles öeldi, et sul on infarkt. See käib sellise ära, et ta maksab 150 € oma mingisuguse testi eest, on ju, ja kui see klõks
kui see, paberi seinale, siis ta teab. kui see paber nagu töötab siis enne ja paremini kui infarkt, siis see on okei. Aga ma tean, et enamus inimeste puhul jällegi see ei tööta. Inimesed otsivad neid klõkse, aga kui sa teed igalt poolt, minu email teeb ühe klõksu, mingi test teeb ühe klõksu, mingi väike terviserikke teeb ühe klõksu, keegi, ma ei tea, keegi inimene ütleb midagi, ma ei tea, laps mingi, ma ei tea, mis iganes katsub ema või isa mingit suurt rasvast kohta, ütleb, miks sa nii suur oled, võib-olla see on see klõks. No ja see on see, et ma ei mõelnud seda praegu välja, ma lihtsalt valisin nagu mitmete näidete pealt, mida ma tean, ühe. Sinu uudiskirjades on, ma ei mäleta vähemalt, et oleks palju olnud mehi näitena. Kas see ongi mingisugune niuke sotsiaalne ja sotsioloogiline olukord, et naised on pigem need, kes tahavad teemaga tegeleda ja mehed on nagu pigem vähemuses siin? Pigem küll, jah. Millest see tuleneb? Paku. No lihtsalt tava mõtteviis, et mehed lihtsalt ei taha tunnistada endale. Et see on oluline teema. Ma ütleks niimoodi, et naised mõtlevad selle peale, kuidas mehed vaatavad neid. Selles mõttes, et mitte kas mehed neid vaatavad, võib-olla võiks isegi öelda, kuidas sõbrannad, nii-öelda sookaaslased siis vaatavad. Et see on, kuidas ma ütlen, see on selline ilumaailm, ilubusiness, välimus tegelikult ju. Et see on see esimene asi, ma olen teinud nii palju küsitlusi ja nüüd jällegi, kui mõni naine, kes seda praegu siin vaatab, kuulab, mõtleb, et ei, mina tegin 100% tervise ja diagnoosi pärast seda, siis ma ei räägi temast, ma räägin enamusest. Ma olen teinud selle aja jooksul, mis ma Eestis olen nüüd olnud, ligi 10 aastat ja enne seda, kui ma veel Inglismaal olin 9 aastat, siis selle aja jooksul ma küsisin väga palju ja inimesed hakkavad tegutsema mitte oma vajaduse, vaid oma soovi ehk siis tahte ajendil, mida nad tahavad saada. Ja kui ma olen küsimus üles, et seda ideaalset tervist või ideaalset keha, mis sa arvad, mida inimesed rohkem tahavad? Aga ideaalse tervisega kaasnebki ideaalne kehaga. Aga ideaalse kehaga ei kaasne ideaalne tervis. Ja väga paljud ideaalse kehaga inimesed on surnud või siis haigeks jäänud või mingid terviserikked saanud tänu sellele, et nad on seda ideaalset keha taga jäänud, ehk siis täiesti valet asja. Nojah, sest see võib ju osutada lihtsalt kunstlikuks meetodiks, kuidas sa korrigeerid oma keha. Ma ei mõelnud siinkohal nagu selles mõttes, et ma ei mõelnud siinkohal võib-olla, ma ei tea, mida sina mõtlesid, aga ma mõtlen siinkohal ikkagi nagu võtame nüüd niimoodi, et nagu puhas trenn ja puhas toit, aga lihtsalt see on viidud ekstreemi. Ükstapuha, mis asi on viidud ekstreemsuseni, ükstapuha, mis asi, ka tervislikkus, siis hiljem, ma tean inimesi, kes on väga heas vormis praegu ka, aga mis psühholoogilised probleemid tal on, sa ütled talle, et ta istub ja kõik me istume, kõigil meil tekivad kõhuvoldid, sa ütled, sul on ka kõhuvoldid ja ma ei hakka rääkima, mida need inimesed endaga pärast teevad, kuidas nad näljutavad, trennisaalis piitsutavad ennast, isegi teevad haiget endale. Ma olen väga palju sellist inimestega suhelnud. Nojah, sest ilmselt see on see, inimesed, me ju valime endale meie ümber neid inimesi, kellega meil on hea olla ja siis, kui sa oled pigem ülekaalulise kategoorias või sul on nagu korralik rasvakihk, siis hakkad sotsioloogiliselt endale vaatama ka. Neid, kes vastasel juhul mind ajavad alati närvi inimesed, need, kes on nagu rohkem fit, sellepärast, et siis kui ma olen jõusaal, minu kehavorm ei ole kõige parem ja siis sul tekib see tunne, et ma ei taha seal käia, ma pigem käin jooksmas või siis kusagil teises kohas, et siis väga, väga raske nagu vaadata sellele vaatlusele näkku, et kui kõik teised on niisugused väga, väga heas vormis, et aga see on ma enne võrdlemise kohta rääkisin, sa oled seda teinud ilmselgelt, nüüd tuleb välja jutust on ju, ja paljud inimesed teevad seda ja võrdlemine teeb inimese mitte õnnelikuks, vaid õnnetuks, sellepärast, et kui ma hakkan või sa, kes iganes, sa tuleb praegu siia sisse Eesti kõige rikkam inimene, ja siis astub sisse Elon Musk. Mis sa arvad, kui vaeselt see kõige rikkam inimene ennast tunneb siis sel hetkel? No, ma arvan väga pole mõtet võrrelda ennast selles mõttes. Ja siis Elon Musk on siin ja siis tuleb sisse mingisugune korporatsioon, kellel on, ma ei tea, tuleb mingi kogu Apple'i juhtkond sisse, kellel on 3 triljonit dollarit. Mis see $200 miljardit selle kõrval on ju, mitte midagi, mõttetu.
jõusaali osas ma lihtsalt olen mõelnud, et kas ma ise psühholoogiliselt oleks tahtnud, et asi näeks nii välja, et kui ma jõuan kas sul sa tahad seal käia või? ma korra räägiks seda, et mis puudutab seda võrdlusmomenti, et sa tahad, et neid inimesi, kes on sinu sarnased, kes tahavad langetada oma kaalu, et need oleks rohkem. Siis tihtipeale sa näed neid, kellel on kõik hästi, nad põhimõtteliselt, neil on rutiin ja nad tegelevadki igapäevaselt või iganädalaselt oma keha selles mõttes vormis hoidmisega ja sa ei näe neid, kes põhimõtteliselt proovivad. No ma ei tea, kas siis, kui minu suguseid oleks näiteks 10 või vähemalt 3 inimest on ju, et võib-olla siis sul tekiks see tunne, et okei, et ma ei ole nagu kogu aeg mingisugune outsider, sellepärast et vähemalt psühholoogiliselt see mõjub niimoodi. Ja siis sa valid selle keskkonna, kus sa oled rohkem isoleeritud. Ja see küsimus on? Ei olegi küsimus, selles mõttes see on nagu probleem. Ehk siis ma saan aru, selles mõttes see on ühtekuuluvustunne ühesõnaga, et see on nagu tekitab sul parema tunde ja kuna paljud inimesed, kui nad on nagu sellises nende aju on sellises võrdlemisrežiimis, on ju, siis see toodab kogu aeg sellist nagu ebameeldivat tunnet, aga kui sa ühel hetkel oled sellises kohas, kus sa enam ei pea nagu võrdlema või siis sina oled justkui parem nendest kõigist, või teine variant on see, et oled suht ligi lähedased kõik, on ju, siis see režiim on ju, see ei tooda sulle enam nii palju seda õnnetu see ei ole õige sõna vist, ühesõnaga seda õnnetut tunnet ei tooda nii palju enam peale ja sellepärast ongi võib-olla tõesti mõistlik nii-öelda omasugustega alustada vähemalt, on ju, ja siis niimoodi vaikselt niimoodi üles liikuda ja tegelikult selles ei ole mitte midagi halba, sest me peamegi kogu aeg edasi liikuma paremuse poole ja ideaalis sa kaasad oma inimest kaasa, aga mõnikord tuleb need inimesed tegelikult, kes ei ole nõus paremuse poole liikuma ja sina tahad sinna liikuda, sa ei saa ju ennast ohverdada. Seda kindlasti jah. Lihtsalt kui me alguses arutasime seda, et kas on olemas mingisugused meetodid, kus me saaks olla efektiivsemad, sest me kõik saame aru, et me peame olema tervislikud ja toitumine peaks olema hea, aga meil ei tule välja, on ju, ja need kohad, need ongi need, kus see nii-öelda breakdown nagu toimub, et sul ei ole neid kaaslasi, et siis kui sa vaatad näiteks YouTube'is, on olemas erinevad need fitness videod, mõnedes kaasatakse inimesi, kes on suurema kaaluga. Selleks, et tekitada see tunne, et see inimene saab samamoodi hakkama, et kõik on fine. Nii et mulle tundub, et need nagu ühed poolt võib-olla professionaalid mõtlevad, et neid samme ei ole vaja, et selline juba korralik distsiplineeritud keskkond on see, kuhu igaüks peab pürgima, aga vahest tundub, et need oleksid kuidagimoodi võib-olla kasulikud. Et mulle tundub, et siin on nagu see lõhe, sellepärast, et sul on nagu edasi jõudnud inimesed ja siis on need, kes on nagu siin. Ja siis seal nagu vahepeal ei ole mitte midagi. Siis sa vahepeal sinna jäädki toppama. Nii et iga kord, kui sa üritad selle kuukaarti osta, lähed sinna, proovid, vaatad, et jälle mingisugused niisugused tunded. Kuigi jällegi, see on võib-olla see, et see on lihtsalt teatud inimeste tüübid, kes ei suuda ennast kuidagi endaga toime tulla ja kogu aeg see psühholoogia tuleb ette. Jah, nii on, aga üks asi, mis sinu jutust nagu läbi kumab on see, et sa kogu aeg sa nagu üritad ja siis sul on katki jäänud ja siis sa nagu üritad, aga ära jätta kunagi katki, siis sa ei pea kunagi otsast alustama, sest kui sa katki jätad asja, jätad reaalselt pausi, siis sa vaimselt annad alla, sest tegelikult me elame ju oma peas. See käsi ja mis iganes, kui ma ei tea, puudutan seda diivanit, ma ei tunne seda oma käes, see on mu peas kõik tegelikult on ju, et selle ühenduse saab selles suhtes nagu katkestada ka mingil, saab ühesõnaga, et see on sinu peas, ehk siis kui sa nagu lihtsalt ühel hetkel nagu nii-öelda jõusaali enam ei lähe, ei jälgi mingit mu toitumiskava või ei tee mis iganes muud nii-öelda konkreetset tegevust, mida sa oled 2, 3, 4, 7 kuud teinud, vahet pole, on ju, siis asenda see tegevus nii-öelda võrdväärsega, aga kui sa jätad täiesti katki ja lihtsalt täiesti lähed niimoodi, et nagu sööd, ma ei tea, porgandeid ja siis järsku lihtsalt viiner, on ju, siis sa andsid alla, siis sa jätsid katki ja nüüd, kui sa pead jälle porgandite juurde tagasi tulema, jälle see esimene porgand. Otsast peale,
alati jää nagu selles mõttes nagu sammuma sellesse samasse, kui sa nagu edasi ei kõnni, siis lihtsalt tee koha peal niimoodi, tee niimoodi koha peal, võib-olla tee niimoodi, mine külje peal, on ju, ja siis ühel, kui sa tunned, hakka jälle edasi minema. Võib-olla see edasiminek tähendab see, et sa läks külje peale ja siis lähed siit hoopis edasi. Aga mine kogu aeg liigu oma eesmärgi suunas. Vahet pole, mis see eesmärk on selles suhtes, mitte, muidugi on vahet selles suhtes, aga kui sul on eesmärk paika pandud, siis mida ma tahtsin öelda, et vahet pole, kuidas sa selle suunas liigud, vasakult, paremalt, ülevalt, alt, kiiresti, aeglaselt, hüpates, roomates, mis vahet pole. Selles suhtes vahet pole, kuidas, vaid oluline see, et sa liiguksid selles suunas. See on oluline. Ja, mis on ilmselt võib-olla see idee, mida ma üritan alati nagu mõelda lihtsalt, et kas me saame kuidagi nagu kultuuriliselt seda keskkonda luua niimoodi, et ta mõjuks inimestele paremini. Vähemalt ma usun sellesse, ma ei tea, kas see on sinu osa mõtteviisist, et juhul kui sa näed, kuidas teised inimesed loevad näiteks, lihtsalt tänapäeval lugemine ei ole väga moes, aga sellegi poolest tegemist on nagu kognitiivselt väga sihipäratud tegevusega, keerulisega ja tihtipeale inimestel on keeruline fokusseerida ennast kui rohkem kui 15 minutit, võib-olla 10 minutit. Aga kui sa näed, kuidas teised seda teevad ja mitte ainult seal kuskil pro-tasemel, vaid nii-öelda in the middle, et sa näed, et ma alguses jõuan nagu sellesse punkti, siis sellesse, sest mis tihtipeale ongi see, et ma näen sind ja sina muutud minu ideaaliks, on ju. Aga probleem on selles, et see on 20 aastat kaugel. ja ma ei näe nagu, selles mõttes see on väga pikk töö selles osas, et jõuda nende teadmisteni või nende harjumusteni. Nad ei teki aasta pealt. Aga kui me saaks seda keskkonda vormida niimoodi, et need tekiksid vahepealsed need sammud, siis mulle tundub, et ma ei taha nagu leida mingisuguseid vabandusi, aga mulle tundub, et see aitaks kuidagi inimestel ühesõnaga, sa tahad lihtsamini ja kiiremini saada? Natuke, ma tahaks, et ma tahaks leida meetodid, mis oleks nagu strateegiline ka järgmise 20, 30, 40, 50 aasta jooksul. Selles mõttes, kuidas me saaks elada, või mis keskkonnas me saaks elada, et selline asi oleks nagu mitte ainult norm, vaid sa näeks nagu seda evolutsiooni nendest inimestest, kuidas nad jõuavad ühest punktist taast teisse. Üks parimaid asju, mis töötab, me räägime siin kogu aeg selle keskkonna loomisest, võib tähendada keskkonnavahetust. Ja keskkonnavahetus võib tähendada ka inimeste vahetust. Sellepärast, et mina olen isiklikult ja ma tean veel paljusid inimesi, kes on konkreetselt vahetanud sõpruskondi välja sel samal põhjusel, et see, mis selles keskkonnas olevad inimesed ja kogu see, kuidas see keskkond talle siis, mis tähendab ka inimesi, kuidas see talle mõjub, see ei mõju hästi talle. Ja ma ei taha öelda selles mõttes, et nagu et keegi midagi halvasti teeb. Iga inimene elab nii, nagu ta tahab, aga sa pead ühel hetkel aru saama, et kui sa ikkagi nagu kogu aeg veedad aega mingisuguste joodikutega, siis on päris raske seal üksinda kaine tegelikult olla, sa ühel hetkel hakkad kas jooma või lähed minema, aga sa ei jää sinna, see on fakt. Sellisena, et sa oled seal kuidagi nagu neutraalne. Lähed sinna, sa hakkad kas jooma või sa lähed minema. Ühel hetkel üks nendest asjadest peab juhtuma. Teine variant on see, et võtta sealt 1, 2 või terve kamp endaga kaasa õiges suunas, sest vastasel juhul võtab see kamp sind endaga kaasa. Nii et väga suur roll on tegelikult inimestel, kes meid ümbritsevad. No tihtipeale see võib juhtuda niimoodi, et need on väga lähedased inimesed, sugulased, ema, isa, kellele sa pead ütlema, et sorry, ma kahjuks ei saa tulla teie õhtusöökidele ja that's it. Ja, aga see ei pea olema selline lahendus, see võib ka olla niimoodi, et kui sa ütled, et ma ei saa tulla sellele õhtusöögile, kas te saaksite palun midagi muud teha? Ja nad ütlevad ei. Võib-olla esimene kord, kui sa kellegelt midagi küsid, on ju, ega see minu, võib-olla, ega see minu siia saamine nüüd ka kõige lihtsamini läinud selles suhtes, on ju, ma ütleksin.
küll aga läheks väga palju tegemisi lihtsalt on ju, ma ise nagu selles mõttes, ma tean, kuidas erinevatel etappidel on, ehk siis mida ma nagu tahan öelda on see, et kui sa saad esimest korda ei vastuseks, see ei tähenda seda, et sa pead alla andma ja jätad minemata. Kui sa nädala aja pärast äkki sa teed teine päev uue kõne, lähed küsid, lähed räägid, pakud ise, ma tulen appi, proovime seda. Ja et inimene, kuidas ta nagu mõtlema peaks, on see, et minu ümber on kõik nii halvasti. Okei, mis me nüüd teeme siis? Mis on see lahendus? Kuidas me teeme, et sinu ümber oleks kõik hästi? Kas sa räägid nende inimestega? Kas sa ei suhtle enam nende inimestega? Kas sa ise paned nii-öelda käe külge ja hakkad mingisuguseid lahendusi mitte ainult välja pakkuma, et kuule, mul on selline mõte, tehke ära. No see ei ole päris nagu minu arust ka õige. On ju. Kuulete, mul on see mõte, teeme ära koos selle veel parem, tee ise ära, näita eesmärki, näita eeskuju. On ju. Et, väga tahaks, et nii oleks, aga tihtipeale on ju see päris elus hakkab niisugune konfliktoloogia pihta. Ja mis siis on? Aga siis on, lähed loed raamatu läbi suhtlusest, vaatad, mis on probleem, vaatad YouTube'ist 2 tundi videosid, kuidas ma saan kommunikeerida niimoodi, ega inimeste mõjutamine või siis, hästi paljud arvast väga halb sõna, manipuleerimine, see ei ole halb asi, kui sa seda heaks kasutad. Kui sa kasutad seda nii-öelda võimet, ega mina ka ju, kui ma saadan e-maili välja, ma ju manipuleerin, ma üritan inimese mõttemaailma muutua. Manipulatsiooni definitsioon on see kavalalt kellegi uskumuse või mõttemaailma muutmine. On ju? Ja ma ei taha, et keegi hakkab, ma ju ei üritagi inimesi panna suitsetama või viina jooma. Ma tahan, et nad tervislikult toituma hakkaks, aga kuidas ma seda teen nii, nagu ma seda teen ja see töötab selles suhtes. Ja ma olen väga õnnelik, et töötab ja mis veel parem, ma arvan, et nemad on ka õnnelikud, et see töötab. Seega, kui sinul on probleem, need asjad, mis sa kirjeldad, kõik see keskkond, mis sinu ümber nagu nii-öelda ei soosi sinu heaolu, siis hakka mõtlema selle peale, kuidas sa seda muuta saad. Ma ilmselt üritan siin defineerida enam-vähem nagu sellist seisu, kus osaliselt olen olnud mina ja tähendab ju suures osas, vähemalt kuna mina tulen nii-öelda vene päritolu perekonnast, siis see on nagu väga suur teema, toitumine, koos olemine ja kogu see asi. Nii et ma lihtsalt kujutan ette, et need, kes kuulevad ja kes on sarnasest ikka ülimalt konfliktsest ikkagi keskkonnast, et nad leiaksid nagu neid nippe või jõudu, et kuidas, sest selles keskkonnas, kui sa oled niisuguse klassikalises vene peres, ainuke variant, mida sa peaksid tegema, on see, et oma mõtted maha matma ja siis tulema kõikidega teistega kaasa. Aga ma ütlen sulle ühe asja ära. Nii. See on väga hea, et sa mulle seda tausta rääkisid, ma saan täiesti aru, sest osade rahvuste puhul, kultuuride puhul on ja ma ei räägi Usbekiga, kus iganes on ju teistest riikidest. Hoopis teistmoodi, ütleme niimoodi. Aga nüüd, kui sa lähed sellele õhtusöögile ja sööd seda, mida su ema, isa või vana või kes iganes seal valmistab, on ju, ja me ei saa seda nimetada tervislikuks, see ei mängi mitte mingisugust rolli, kui sellest 27 toidukorrast, mis sul on siis, või 28 toidukorrast või ma ei tea palju, mis iganes arv sul neid on nädala aja jooksul, kui see on üks toidukord või üks õhtu, kui sa sööd valesti, seega ülejäänud ajal see on ikkagi sinu teema. Ja seda kindlasti, siin ei saa mitte midagi öelda. See on täpselt sama hea, et kes iganes toitub tervislikult, teeb kõik need terviseiidolid ja kes iganes, me kõik sööme vahete vahel valesti. Ja see on nüüd täpselt see olukord, kui sa teed 90% ajast õigesti, kui me ennem rääkisime inimestest, kes teevad 90% halvasti, on ju, või valesti, või ühesõnaga halvasti oma tervise suhtes, siis kui sina teed 90% õigesti, siis isegi kui see on 10%, kui sa nii-öelda puusse paned, siis suures pildis oled sa 90% okei. No selles mõttes sa ütlesid praegu niisuguse väga ebameeldiv asja, on ju. Tõde, nii on. Et kui sul on piisavalt endal alati on jõudu, siis see, et sul kusagilt läheb midagi nässu, et see ei peaks mõjutama sinu kogu tervise olekut. Kui sul on suures pildis kõik okei, kui sul on suures pildis kõik okei, kui sa iga kuu, mis iganes, ma ei tea, teenid 1000 eurot on ju kasumit ja otsustad mingit investeeringut teha ja see 100 eurot sul sisuliselt läheb alati nagu nii-öelda valesti kuidagi, sa oled 900 ikka plussis. Nii et see on okei nagu.
selles mõttes, et ideaalne, sellist asja pole olemas, ei tasu isegi mõelda selle peale, sest see ajab inimese stressi, kui keegi otsib kellegis, millegis, kusagilt mingisugust ideaalset asja. Ideaalne võib olla, see on hetkeline nähtus. Ühel hetkel sa tüdined ära sellest. See tundub sulle korraks ideaalne, ta töötab jumala hästi. Inimesed võtab kutsika. Kusjuures mulle räägid sellist juttu, et nagu kunagi ma sellist ideaalsuse formaadis sain ka, et sul koerapoeg, ta on lihtsalt nagu, ta on ideaalne, ta on nii nunnu, ta on nii lõbus, kogu aeg on positiivsed emotsioonid ja siis ühel hetkel lihtsalt lähed vaata, et on su kingad ära söönud, nagu lihtsalt läbi närinud. Siis sa saad aru, et okei, et see ideaalsus, see kestis mõnda aega, aga see ei ole ideaalne, see ei ole terviklik õnnekogum, seal on lihtsalt mingi mõra sees nüüd. Sul on kirjutatud oma programmis, et elu ilma dieedita. Et kes on selles mõttes väga täpselt valitud fraas, et sa üritadki nagu leida sellist toitumisstiili, mis on ilma dieedita, selles mõttes, et kõige tähtsam on mitte mingisugune dieet, mida nimetatakse, mingi keto, no mis iganes, neid palju on, vaid see, et sa nagu vaatad, et need vajalikud ained jõuaksid inimese nii-öelda kehasse. Kas see on nagu seotud sellega, et sa ei usu dieetidesse, vaid sa usud pigem sellesse, et need konkreetsed ained annaksid konkreetse positiivse mõju? No loomulikult sellesse, et konkreetsed ained annaksid konkreetse positiivse mõju, sellepärast, et dieedid on, tegelikult minu toitumiskava ka dieet. Kõik toitumiskavad, kõik kontrollitud või siis konkreetsed mingisugused toitumislähenemised, näiteks minu toitumiskava siis nagu tugineb teatud toitudele, mis on väga-väga suur ja lai, võrreldes mingisuguse hapu kapsadieediga või hapus sellepärast tundubki, et sa lubad väga laia spektrum. Et selles mõttes, aga dieet on tegelikult kontrollitud toitumine konkreetse eesmärgiga, on ju. Ja mina keskendun kaalulangetusele, sest see on suurim probleem. Aga kui sa võtad nüüd hapukapsadieedi, siis sa võid ka keskenduda kaalulangusele, on ju, aga see ei ole jätkusuutlik. On ju. Ja mida ma tahan öelda nagu sellega, sest tegelikult inimesed ei tea, mida see sõna tähendab, vaid nad seostavad sõna dieet, mida see, ma nüüd seletan kõigile siis, kes siin seda näevad ja kuulevad lahti, et tegelikult inimesed seostavad, igal ühel tuleb, näiteks mina ütlen sulle sõna dieet, mis sul sellega meelde tuleb, No mingisugused välja valitud tooted, mida ma tohin süüa. Ja siis ma küsin kellegi teise käest, on ju. Mõni ütleb mulle, minu jaoks on dieet see, et ma ei tohi peale kella 6 süüa. Mitte minu jaoks, vaid keegi ütleb, et tema jaoks on see, et ta ei tohi peale kella 6 süüa. Mõne jaoks on see, et ta näiteks teeb siis seda osalist paastumist näiteks, et tema sööb näiteks lõunast kuni kella 6 õhtul, on ju. Ehk siis kõik need nagu sellised mitte jätkusuutlikud asjad ja see on enamus inimeste jaoks, mis seal nagu on, aga mitte keegi pole kunagi mulle öelnud sellist asja, et dieet on kontrollitud toitumine konkreetse eesmärgi puhul, eesmärgi saavutamiseks. See on see nii-öelda, enam-vähem sõnastuse poolest nagu ametlik termin sellele asjale ja minul on ka see, aga mida üldsus teab, on ju, kui ma ütlen ainevahetus, siis pooled inimesed ütlevad mulle, et see on rasvapõletus. Täiesti 2 erinevat asja selles suhtes, on ju. See on nagu sõnad teisid või see õieti ja õigesti, on ju. Need ei ole, need on 2 erinevat sõna tegelikult, need on sarnased, on ju. Dieet on ka, see on sarnane, aga see ei ole sama. See on tegelikult teine asi, lihtne ja kerge. Need ei ole ka sama tähendusega asjad, on ju. Nii et aga nendest, mis raamatupoodides on, raamatud dieetidest, et kas sul on mingisugune, mis sa arvad, et nagu töötab enam-vähem välja või need on kõik pigem turundusliku eesmärgiga loodud? Raamatuid on nii palju selles suhtes, et on raamatuid, ma ei oska ühtegi pealkirja siin öelda, on raamatuid, mis töötavad küll, jah. Need on a la mingi paleo, aga jällegi see ei ole säilitatav selles suhtes. See on säilitatav osa, jällegi keegi vaatab, mis asja ma alustasin paleoga 10 aastat tagasi, siiamaani teen. Väga tore, super. Ma ei rääkinud sellest inimesest, on ju. Ma tean, ma olen ise ka paleot teinud, aga siis ühel hetkel, kui sa tunned mingisuguse värskelt küpsetatud leiva lõhna, ega paleo järgi ei tohi leiba süüa tegelikult, võib-olla nüüd mingi paleo vol 2 on ju, kus tohib süüa seda, on ju, aga paleo toitumisega ei tohi näiteks väga paljusid asju süüa. See on ikkagi konkreetne selline nagu koopainimese toitumine põhimõtteliselt.
et siis lihtsalt polnud neid asju, mitte keegi küpsetanud leiba sel ajal, millele siis nii-öelda paleo tugineb, on ju. Et on, näiteks paleot võib teha, kui keegi tahab teha seda nüüd, see on väga okei asi. Kas see nüüd teatud ajaks või? No jällegi, kui sa selle ära teed, mis sa siis järgmisena teed, kui sa nüüd võtad järgmisena sellise asja, mis on nagu, mis võimaldab jätkata siis paleost, mitte paleostiiliga isegi iseenesest jätkama ei pea, aga ütleme niimoodi, et mille abil on siis võimalik säilitada paleost saadud hüved või siis neid hüvesid isegi nii-öelda veel edasi viia, siis palun väga, aga ma ei tea, mis selle nagu loomulik, ma pigem võtaks niimoodi, et alustada kuskilt mujalt ja jätta see paleo viimaseks asjaks, sest selleks hetkeks ma mäletan, kui ma ise seda 2 korda olen elus teinud. See on tore, ma ei tea, mul selline tunne nagu ma hõljuks või kuidagi hästi, väga-väga kerge oli olla, hästi kerge oli olla, mõnus oli selles suhtes. Ja kas see olid füüsiliselt koormusega või mis see elustiili formaat oli? Tegin trenni nii nagu ikka ja ei, selles suhtes jah, midagi erilist ei teinud ja trenni mõttes midagi teisiti ei teinud, ainult toitumine. Ja trenn selles osas ei olnud ka muutusid, sa ei tundnud? Ma ei mäleta, ma tegin ainult 3 nädalat seda. Okay. Et ma ikkagi ei saa, mulle ikkagi maitsevad muud asjad ka, ma ikkagi 3 nädala jooksul korraga tahaks kindlasti nädalas burgerit süüa nagu. Ma teha kodus ise või osta väljast vahet pole nagu. Et ma räägin, meil on ikkagi, kui sul on ikkagi mingi toit, mida sa oled söönud ja sulle meeldib see ja siis sa tahad seda süüa ja see ei ole halb asi, vaata, aga paleosse see lihtsalt ei mahu. Siis sellepärast see ei olegi, sa hakkad oma mingi, siis tekib lihtsalt mõte, et vaata ma saan aru, kui keegi tuleb mingid viinerikastme ja makaronide pealt, on ju, tuleb paleo peale, on ju, temal hakkab mingi debatt käima, ma ütleks, mis debatt sul peas käia saab, aga mina räägin siinkohal asjadest, mis, okei, burger jah, aga see ei avalda mitte mingisugust negatiivset mõju mulle, kui ma söön ühe burgerile nädalas isegi 2 tükki söön nädalas, sest ei ole mitte midagi halba. Ega teravili on ka, see ju kasvab, see, et on nagu rafineeritud, see ei ole jah kõige parem kõhus olevatele bakteritele, aga nüüd kui selle kõrval kõik muu on korras, siis see ei tee mitte midagi halba. Kas sul on mingisugused niisugused konkreetsemad seisukohad nagu selles osas, kas liha on inimese jaoks hea, halb, kogu need piima- ja vegan asjad, et kas oled enda jaoks nagu mõtestanud, et see ikkagi ei sobi ja see on see tee, mida minna? Mitte ühegi asjaga suures pildis ma ei soovitaks äärmusesse langeda inimestele, ehk siis liiga palju liha süüa, liiga vähe liha süüa, on ju. Kui sa nüüd ütled vegan asjad, ma ei saa aru, kas sa mõtled puuvilju või selles mõttes vegan, et need tooted, mis on olnud siis traditsiooniliselt, on ju, ma ei tea, lihatööstuses või piimatööstus, need on tehtud siis sõbralikuks just vegan kujuks. Jällegi see oleneb tootest. Need tootjad, kellega mina olen asju koos teinud ja kellega ma teen asju koos, siis nende tooteid on täiesti hea tarbida, aga olen ka näinud selliseid tooteid, vegan tooteid, mis on niimoodi, et hakkad lugema sealt pealt, on ju, lõpuks sisuliselt on mingi fritist läbi käidud, on ju. Põhimõtteliselt sama teema, kust me alustasime, et palju ingrediente seal on ja kõike seda. Ja mis võib-olla mõnikord on, ja see toitumisteemaga see ei ole lihtne, kui ma ütlesin sulle 5 asja, ega mõnikord selles 5 asjas on 3 väga halba asja, sul on ma toon näite, sul on mingisugune piim, ma ei tea, mingisugune mari ja siis on järsku mingisugused maitse tugevdajad või mingi paksendajad või mis iganes asjad on ju, mis ei ole absoluutselt okei. Nii et ka 5 tootega võib halb asi olla. Kas sa oled kursis sellega, mis on... Sorry. Kuidas? Ei midagi. Et kas sa oled kursis sellega, et kuidas tänapäeva noored toituvad? Kas selles mõttes, kas sinu sellises... Suures pildis halvasti. Halvasti? Jah. Selles mõttes, valesti on võib-olla õige, halb on kuidagi halb öelda, aga valesti. See prognoos on see, et see 40 aasta pärast tuleb välja ikka meditsiiniliste niisuguste tagajärgidega, et mida enam muuta ei saa. Või... esimese klassi õpilastest 25% on ülekaalulised. Ja ülekaalulisus, ülekilod on esimene samm terviserikete suunas, esimene samm, mis tähendab seda, et teine võib olla, ma ei tea, mis iganes see asi, teine, siis on 3. asi, siis on 4. asi ja võib-olla see 5. asi
on see, mis paneb selle põntsu ära. Võib-olla see on 7. asi ja võib-olla see on 12. asi, aga ülekaal on esimene samm. Tavaliselt esimene samm on ka kõige kergem, seega iseenesest, kui keegi on lihtsalt ülekaalus, noh, on 10, 15, 20 kilo ülekaalus, ta oli tervise näite, ma olen küll rohkem selliseid inimesi näinud, kes on ülekaalus 20 kilo vähemalt, käivad arsti juures ära igaks juhuks, tulevad minu juurde, verenäitajad, kõik on korras. Kõik on korras. Ma olen näinud selliseid inimesi ja see on täiesti, noh, mul on hea meel selle üle, et siis saab nagu kõige hullem ära hoida. Selles mõttes tol hetkel jah, et kui nad tahavad langetada, siis tol hetkel neil ei ole probleemi. Või isegi kui nad jäävad sinna, hakkavad trenni tegema, hakkavad paremini sööma, nad võivad tiksuda seal ka, kui sul on kõik korras, no kuhu sa tegelikult lähed, on ju. Noh, ma teangi konkreetselt inimene tuleb ja tal on kõik korras. Nii, super. Aga see ei tähenda, et 10 aasta pärast midagi kuidagi, ma ei tea, sealt välja ei tule. Jah, ei, aga kui ta jääb samasse kohta, vaata. Kui ta jääb samasse kohta, ega ülekaal on puhtalt selline nagu asi, mis nagu otseselt organismi, ehk siis nagu eluks olulisi organeid või siis mehhanisme ei kahjusta kuidagi. Ta on pigem võib-olla hakkab põlvedele, on ju, aga noh, otseselt nagu sul ei ole põlve või siis mingil juhul võib öelda isegi, et sul ei ole jalga vaja. Aga veresooned ja rasv. Kuidas? Veresooned ja rasvastamine. No vaata, mõnel inimesel ei ole asi sinnamaani jõudnud. Mõnda inimest painab ülekaal 10-20 aastat ja siis 25. aastal tuleb mingi okei, enam ei ole see, et mingi põlv on haige, nüüd on palun teise tüübi diabeet, näiteks. Kas sa oled mõelnud, kuna ühelt poolt nagu tervis, toitumine on seotud ka nii-öelda inimese vaimse seisundiga, et kas sa oled mõelnud, et kas, ma ei tea, 5 aasta jooksul Erik Orgu äpis tekivad ka niisugused well-being osad, mis puudutavad vaimset seisundit inimestel? Tead, ma olen juba proovinud seda ja selle vastu on olnud huvi äärmiselt väike ja väga väike huvi on selle vastu, aga et me ei ole veel nii kriitilises seisus veel? Muidugi oleme, aga asi on selles, et me ei ole veel nii kriitilise mõtlemisega, et saada aru, mõnel juhul võib isegi öelda julgeda tunnistada endale, et mida see ülekaal minuga selles mõttes veel teeb peale selle, sest kui inimesel hakkab enesekindlus, enesehinnang, kõik sellised asjad langema selle pärast, milline ta välja näeb või mida ta ei jaksa teha või mida arst talle ütleb, see on jällegi, me elame oma peas. Tegelikult me elame oma peas, on ju. Me ei ela oma, ma ei tea, kus iganes, aga see väline keskkond, keha on väline keskkond. Meie sisemaailm, kõik see, mis me tegelikult tunneme, kogu see emotsioonide kogum, kõik, mis iganes, see on kõik meie peas. Keha on auto, on ju. Ja ma tean inimesi, kellel on jama auto ja see langetab nende enesekindlust. Ja nad ütlevad, ma tahan paremat autot saada, sest siis ma tunnen ennast paremini. Ja siis ma mõtlen, et issand jumal, mul on väga kahju kuulda sellist asja. Et niimoodi ei tohiks kehasse selles mõttes nagu lausa võiks öelda, et peab suhtuma niimoodi, et sa tahad, et sul kõik korras ja hästi oleks. Ja just täpselt nii palju korras ja hästi, et sul oleks hea olla, et sa tunneks ennast hästi, on ju. Ma ei mõtle siinkohal energiat, ma mõtlen lihtsalt seda, et sa vaatad, ma ei tea, keegi teeb sust pildi või sa vaatad peeglisse ja sa mõtled, kuule, kõik on okei. Mul pole midagi halba öelda, on ju. Kui inimene nagu hakkab mõtlema oma auto peale niimoodi, on ju, enne kui ta mõtleb oma keha peale, mitte et ma ütleks, et sel inimesel või sellel kehal nagu selles mõttes midagi valesti oli, aga okei, jätame need autod sinna paika, aga tegelikult inimene nagu selles mõttes võiks juhinduda sellest, et kui keegi teeb pildi või siis ma ei tea, ta läheb kuhugile või mis iganes suvel rannas, peaks tundma ennast hästi, sul ei tohiks olla madal enesehinnang, sul tohiks olla muid psühholoogilisi mingisuguseid probleeme, foobiaid seoses sellega, siis kui palju inimesed julge randa minna, sellepärast millised nad välja näevad. Randa. Ma tunnen seda selles mõttes seda seisu. Aga see on jälle see mõneks selle võrdlemismentaliteediga, aga miks sa võrdled ennast selle vennaga, kes on geneetiliselt õnnistatud. See on jälle see sama Eesti kõige rikkam inimene ja Elon Musk.
teema on ju, kui keegi ei tea, kes on, siis see maailma, hetkeseisuga maailma kõige rikkam inimene. Et ei tohiks nii teha. Endiselt nagu need on muret tekitavad probleemid ja ma ise proovin nendega tegeleda ja tegelikult ma tahaks, et inimestel läheb nagu paremini, sest sellest, kuidas me toitume, põhimõtteliselt me lihtsalt determineerime ära kogu oma vanaduse, mille peale muidugi nooremad inimesed ei mõtle, sellepärast nad elavad ju hetkes ja see, mis tuleb 40-50 aasta pärast, keegi ei taha sellest mõelda, enne kuni mingisugune kriis ei satu, nii et ma arvan, see, mis sa teed, on äärmiselt äge ja vajalik, lihtsalt nüüd on küsimus, kuidas me saaks seda asja viia ikka laiemale publikule. Nii et ma väga tänan, et sa leidsid aja. Teema on endiselt väga-väga oluline ja ma ise loodan, et ma tundsin endas ära praegu mingisugused need valukohad, millele sa osutasid, et kus ma neid argumentatsioone otsin, siis kui ma kas programmist ära kukun või siis hakkan vaikselt taganema, et ma tahaks poole aasta pärast olla see vähemalt mingisuguse eeskujuga, et ma olen suutnud need sama 10 kilo, mis ma olen juurde võtnud, et need tagasi saata ja minu ideaalne eesmärk ongi see, et see programm saab lihtsalt elu osaks. See nagu jah, see täpselt, et lihtsalt eralda, ma ütlen, toitumine kõigest muust, sul on halb tuju, okei, miks sul halb tuju on, tegele sellega, miks sa pead sööma mingeid pirukaid, on ju, mida see lahendab selles mõttes, korraks hakkab, tore maitse on suus, jah, aga see probleem, mis sul on, see on ikka ju seal nagu selles mõttes, mis su tuju halvaks tegi näiteks, on ju, sul on hea tuju, on ju, super, ole selles hetkes, rõõmusta selle üle, mis sul tuju heaks tegi, sa ei pea rikastama seda mingi pirukaga. See ei muuda mitte midagi selles suhtes. Üks huvitav trikk, mis ma olen tähele kui ta muudab, siis sa mõtled oma peas selle, sa lood selle seose, sellist seost, oma emotsioone ja toitumist ei tohiks nii tugevalt seostada, et toitumine saab sinu lohutaja ja kui sul on kurb või sa oled vihane või mis iganes ja siis sinu murede lahendaja ja sinu mis iganes semu, kes suga koos rõõmustab. Sest siis, kui on mingisugune edukus olnud, võtad paar kilo maha, siis mul tekib tunne, et ma tahan rewardi. Ja siis see on see hetk, kus asjad lähevad valesti, et lihtsalt ma pean ära harjuma sellega, et rewardi ei tule, et normaalne tervislik elu ongi reward. Täpselt, sinu keha, ma olengi öelnud, tegelikult tervislik elustiil on tegelikult on õnnistus. Jah, aga mis ta veel on, ta on täiskohaga töö tegelikult. Ei ole niimoodi, et sa teed seda 2 päeva nädalas või 2 tundi päeva, mis iganes on ju. See on täiskohaga töö ja palk selle eest on hea enestunne ja hea keha. See on palk, ei saa mitte midagi muud, ei saa. Keegi ei tule sulle raha andma selle eest, keegi ei anna sulle mitte midagi muud selle eest. Ja see, kui inimene saab elu lõpuni elada terve organismiga, see on üks parimaid ja samas haruldasemaid asju, mis üldse inimeste keskel toimub saab. Seda juhtub väga harva, kui keegi paneb lihtsalt lõpuni välja ja une pealt läheb, enamus inimesi lähevad kõik mingi niimoodi nagu, on ju, ja veel see kestab veel aastaid. See ei ole nii kiire. See ei lähe kiiresti selles mõttes, see ei ole hea surm. Hea surm on see, kui inimene läheb rahulikult. Ma tean osast inimesi, kes on niimoodi läinud rahulikult ja ühel hetkel öeldakse, suri ära. Aga kõrges eas suri ära. Veel aasta aega tagasi käis mässas, mõtles kuskil mägede otsas ja see ühel hetkel lihtsalt suri ära. Aga enamus inimesi sureb väga valusalt ja siis on see koht, kus hakatakse mõtlema, et oleks pidanud. Kas mul on võimalik sinuga kuidagi kihla vedada? Ma üritan välja mõelda. Halb mõte, aga räägi edasi. Ma üritan välja mõelda, mis see õige formaat saaks olla. Et kui ma kasutan sellise võimaluse ära, et sa oled meil külas, minu eesmärk on võtta 10 kilo maha. 93 kilo praegu, tahan olla 83. Mis on see ajajoon, mis sa arvad oleks minu jaoks nagu tervislik, et see on nagu hea, kui see saab tehtud? No kui me võtame siin väga-väga rahuliku keskmise tempo,
ehk siis 2 kilo kuus, väga rahulik selles suhtes. See on tõesti, see on väga rahulik. Mina isiklikult, kui mina mõtleksin, et ma nüüd mingil põhjusel tahaksin 10 kilo alla võtta, ma tõenäoliselt teeksin selle umbes 3 kuuga isiklikult ära, aga ma ütleks sulle kuskil, no tähendab selle arvutuse järgi 5 kuud, on ju. Ja kui paneme sinna lihtsalt mingil põhjusel veel 1 kuu juurde, ma ei tea miks, siis, aga kui sa, kui me võtame nüüd niimoodi, et ehk siis pool kilo rasva nädalas, siis see on 2 kilo kuus, on ju. Nii et 5 kuud 10 kilo. Jah. See on rahulik, see isegi jätab sulle mingisugused sellised võimalused minna koju vanemate juurde õhtusööki sööma ilma mingisugused tülideta, et sa lihtsalt lähed ja sööd seda, aga ülejäänud aja sa teed kõik ilusti kenasti korralikult ära. Ma ei tea, kas ei pea võib-olla tõepoolest kihla vedama, aga ma selles mõttes proovin. Aga me võime kihla vedada ka. Mis sa arvad, et see nii-öelda kihlvedu oleks nagu, mis on see õiglane määr? Kas on raha või see midagi muud? Ei, sa toodaksid mulle mingisugust podcasti värki peale nagu. Võib-olla me saame selles kokku leppida, aga ma selles mõttes praegu luban. Aga ma tahan, et sul õnnestuks see. Ma ei taha seda selles mõttes, et ma kavatsen sulle kaasa aidata, aga see tähendab seda, et mul ei saa olla midagi raju nagu teiselt poolt. Erinevate asjade nimel nagu selles mõttes mina tahan näiteks seda saada, aga ma aitan igati kaasa, aga sina pead ka minuga töötama selles suhtes. Et ma loodan, et mina kaotan, aga lihtsalt kuna ma sind aitan, siis ma ei tahaks pooles kuidagi nagu nii-öelda pealemaksja olla. Okei, et ma luban, et ma raporteerin selles mõttes oma progressist ja nii-öelda... Raporteeri mulle tulemust. No, tähendab, seda kindlasti, jällegi ma hakkan mõtlema selle peale, et ma tahan, et see oleks jätkusuutlik, on ju, et sest mitte see, et ma mingisugusel viimasel hetkel hakkan mingisuguseid ekstreemseid tegevusi tegema, aga 5 kuud ja 10 kilo. Aga mul mai lõpuks tütar saab siis täpselt aastaks, eks. Super. Ideaalne sinipäeva kingitus. Muidugi. Tervem, saledam, energilisem isa. Kas sa ei tahaks oma lapsele sellist seda pakkuda ja jäädagi talle eeskujuks, et tema ei peaks kunagi tegema podcasti ja mingi ma loodan, et ma olen selleks hetkeks elus ja siis me peame nagu temaga rääkima sellest, et tema kurdab, sest vaata sinu laps peab olema sinu parim versioon või mitte parim, vaid parem versioon sinust, on ju. Sa ju ei taha, et ta on samas seisus, sest kui sina ennast ei muuda, sa annad talle, ma muidugi teisest poolest ei tea, aga arvesta sellega, et kui sa tahad, et su lapsel oleks parem elu ja et ta tunneks ennast paremini ja kõik oleks parem, on ju, siis sina pead tegema selleks selle tööle, ega tema ei sünni mingisuguste teadmistega, tema hakkab sind vaatama. Ja kui sinul on punu ees kodus ja kui seal käivad kiirabi külas. Jah, kiirabi käib külas, siis see muutub tema jaoks normiks, on ju. Ja see ei ole minu välja mõeldud, vaid ma tean, sa oled võib-olla ise ka kuulnud, kuidas tulevad inimesed ütlevad, et aga mu ema ja isa, mu vanaema, vanaisa, see on perekonna teema. Just. Ja nad on ise ka suured. Sul on tütar, kus sa tahad, et ta on õnnetu. Et tema mehe standard oleks samamoodi kõhuga. Täpselt, tuleb sul väimees, on ju, kõhuga, on ta ise kõhuga veel hullem, on ju. Mitte sellepärast, et milline ta on kindlasti armastate läbi lõhki igate pidi, igat moodi, aga sa tead, kuidas sina ennast praegu tunned, kas sa tahad, et tema tunneks sama asja ja ütle, mis motivatsiooni sul veel vaja, kui sa selle peale mõtled, et sa tegelikult laps on nagu, ta juba praegu võtab informatsiooni vastu, on ju. Ja kui mida teadlikumaks ta muutub, seda paremini ta seda informatsiooni töötleb ja nüüd, mis informatsiooni sina talle annad. Ma arvan, see on väga tugev argument minu jaoks, et sa lood enda paremat versiooni praegu. Loo siis parem versioon, et tema selleks ajaks, kus sina olnud oled, on ju, et tema ei peaks seda asju läbi tegema. See on lõppude lõpuks sinu süda, sa ei saa talle öelda mitte midagi valesti, see on sinu laps.
Jah. see on sinu, see on 18 aastat vähemalt, see on sinu ülesanne. Nii et lõpuks, kui sul talle pretensioone on, siis lähed hoopis peegli ette, hakkad iseendaga rääkima, kes tegelikult sellest süüdi on. Absoluutselt. Aga suur tänu, Erik Orgu meil külas, aitäh sulle! Tänan!